Karolin Illenseri fond loodi 16 aastat tagasi missioonil hukkunud Eesti sõduri Arre Illenseri tütre toetuseks. Väikese Karolini järgi sai fond endale ka nime. Tänaseks pakub fond tuge kõigile lastele, kelle vanemad on kaitseväe teenistuses langenud või raskelt viga saanud. Eesti president on läbi aegade olnud Karolin Illenseri fondi patroon. Sel suvel võõrustas president Kersti Kaljulaid vigastatud sõdureid ja nende peresid, et tunnustada nende panust ning küsis, kuidas neil läheb. Eesti president on riigikaitse kõrgem juht ja riigikaitse kõrgem juht peab olema oma sõduritega nii heas kui ka halvas. Ei saa ainult tervitada paraade, vaid tuleb ka mõelda, mis saab siis ja mis saab nendest, kes on Eesti eest kaugel õnneks võideldes saanud viga või ka siin meil enda õppustel kaitseväeteenistuses nendest ja nende lähedastest. Ja sellepärast on Karolin Illenseri fond väga oluline igale Eesti Vabariigi presidendile. Esimesena tervitab Kadriorus presidendi külalisi oma kohust täitev auvahtkond, mille kutsus ellu teiste riikide eeskuju järgides president Lennart Meri. Vahipataljon täidab siis Kadrioru vahtkonna mehitamise rolli taasiseseisvunud Eesti Vabariigis alates 1993. aastast. Ja sellest ajast saati on siis Kadrioru vahtkond olnud katkematult mehitatud. Kadrioru vahtkonna peamiseks ja ka põhiülesandeks on auavaldused, mis tähendab siis teisisõnu tervitusvõtte tegemist iga kord, kui president või tema tähtsad külalised saabuvad Vabariigi presidendi kantseleisse või lahkuvad siit. Lisaks osaleb siis vahtkond riiklikel tseremooniatel ja sõltuvalt tseremoonia mastaabist kas siis vahtkonna koosseisus või aukompanii koosseisus. Kadrioru vahtkond iseenesest koosneb 7 ajateenijast sõdurist ja vahtkonda pääsemiseks peab esmalt olema ajateenija vahipataljonis. Ja vahipataljoni puhul on tegemist siis sõjaväepolitsei erialase ajateenijate väljaõppega, mis hõlmab endas näiteks patrullteenistuse väljaõpet, tähtsate isikute julgeoleku tagamise väljaõpet, kriitilise tähtsusega objekti kaitse väljaõpe, lisaks siis massirahutuse kontrolli väljaõpe ja samuti ka siis kolonnide saatmise ja julgestamise väljaõpe. Iga kaitseväelane annab oma panuse Eesti julgeolekusse vastavalt oma väljaõppele. Kes käib missioonil, kes valvab meie rahu siin Eestis. Haavatud või langenud sõjameeste panust on raske alahinnata. Ja kas või lihtsalt presidendil külaskäik on väikeste külaliste jaoks oluline. Koos tehakse pilti, tutvutakse lossiaiaga ja president saab peredega vestelda. Mulle tundub, et meil on päris hästi selle osaga, et kogu ühiskond on kutsutud panustama, kui me mõtleme kas või Sinilille kampaaniale või see sama Karolin Illenseri fond. Et miks see on oluline? See on sellepärast, et ega ju inimesel, kes ise ei ole kaitseväes ega kelle lähedased ei juhtu seal olema, tal ei olegi nagu üle elukaare väga palju võimalusi ju kaasa lüüa ja panustada. Ja just see, et ümbritseda hoolivuse ja soojusega neid, kelle pereliige on saanud viga või hukkunud, et seda ju kogu ühiskond saab teha. Ja tegelikult ka see mõtteviis, mis on Karolin Illenseri fondil ja mis on meie kaitseväel, et kuidas me kohtleme oma viga saanud sõdureid, see tegelikult aitab meil ka parandada üldse kogu ühiskonnas seda märkamist, et ühiskonnas on paljudel muudelgi põhjustel inimesi, kes on saanud viga, kes vajavad neurorehabilitatsiooni, kes vajavad neid välijõusaale, mida on Sinilille kampaaniates toetatud. Mulle tundub, et nagu kogu ühiskond läbi meie missioonisõdurite aitamise toetamise mingil määral ka ise saab paremaks ja oskab rohkem märgata. Ma arvan, et kogu ühiskond tegelikult tahab anda kuidagigi tagasi, olla kuidagigi osa sellest hoolimisest, mis peab ümbritsema viga saanud ja hukkunud sõdurite peresid.